Iraani šahiidid ei täida oma ülesandeid. Tükid langevad alla, kui need droonid tükkideks rebitakse, kuid mitte ainult USA raketid ja kahurid ei rebesta šahhide tükkideks. USA relv, mis ei tohiks veel isegi eksisteerida, hävitab Iraani relvad hetkega. See on futuristlik relv, otse kui ulmefilmist. See ei tohiks eksisteerida, kuid ometi on olemas ja muudab kõik Iraani relvad vananenuks. Laserisõda on alanud. Iraanil pole vastust. New York Posti andmetel on USA mereväe hävitaja Lähis-Ida rannikul varustatud seninägematu relvaga. See pole raketikäiviti ega relv, mis tulistaks minutis tuhandeid laske Iraani šahiidi drooniparvede pihta, vaid midagi veel futuristlikumat. See on juhtimissüsteem, mida Post nimetab kõrge energiaga laseriks koos optilise pimestaja ja jälgimissüsteemiga ehk Helioseks. Selle laserisüsteemi kohta on palju teada, millest räägime kohe lähemalt, kuid peamine on see, et Helios on merel põhinev süsteem, mida USA saab kasutada droonide ja teiste õhusihtmärkide pihta laserkiirte tulistamiseks. Need laserid põletavad oma sihtmärgid läbi, hävitades need hetkega, tõestades samal ajal, et USA ei pea Iraani droonide hävitamiseks, mis maksavad vaid murdosa sellest hinnast, kulutama mitme miljoni dollari väärtuses rakette. See on tugev hoop Iraani lagunevale sõjalisele strateegiale. Droonid ja raketid on Iraanil alles pärast seda, kui USA on selle sõjalise infrastruktuuri nii põhjalikult hävitanud, et Sõjauuringute Instituudi andmetel on umbes 80% riigi ründevõimekusest minema pühitud. Iraan on 12. märtsiks kaotanud 60% raketistardidest. Umbes 80% tema õhutõrjest on hävitatud, jättes Iraani peaaegu kaitsetuks USA ja Iisraeli rakettide ja pommide vastu, mis lendavad selle territooriumile iga päev. Iraani režiim vajas oma droone. Nüüd on USA leidnud täiusliku vastumeetme. Kõik, mida me Heliose kohta teame, pärineb selle tootjalt Lockheed Martinilt. Helios on sisuliselt moodul, mis kinnitatakse sõjalaeva külge ja tulistab kõrge energiaga laserkiiri sihtmärkide pihta. Vähemalt 60-kilovatine spektraalkiiri kombineeriv fiiberleiser suudab läbistada droonide korpuseid ning pimestada nende sensoreid ja pildiotsijaid, väidab Lockheed Martin. Siin on selgelt mängus ka suur automatiseerituse tase. Helios kasutab tõhusaid algoritme ja võimsat optikat sihtmärkide tabamiseks, mis viitab relva autonoomsele jälgimisele ja ründamisele ilma inimsekkumiseta. Idee on paigutada Heliosse moodul laevale, et see tulistaks lasereid kõigi õhust tulevate ohtude pihta. Süsteemil on mitmeid eeliseid, mida Lockheed Martin tõi esile aastal 2021. Heliosse süsteemi suur laskemoonavaru, soodne hind, valguskiirusel töö ja täpsus kattavad juba laevastiku vajadused ning küps arhitektuur võimaldab tulevikus kasutada võimsamaid laasereid uute ohtude vastu, teatas ettevõte. Turunduskeeles telgituna tähendab see, et Helios on väga odav, töötab seni kuni voolu jätkub ja tulevikus paraneb veelgi. New York Post märgib, et inimene saab Heliost mingil määral juhtida, eriti juhitava pea kaudu. See tähendab, et operaatorid saavad Heliosega sõjalaeval laserimoodulit suunata sihtmärkide poole, enne kui automaatsüsteemid alustavad laskmist. See kõik tundub liiga hea, et olla tõsi, või Iraani režiimi vaatenurgast lausa õudusunenägu, kuid me teame, et see töötab, sest testid tõestavad, et Helios on tõepoolest tasemel. Ameerika Ühendriikidel võib olla veel üks futuristlik relv, kuid sellest räägime hiljem. Naval News teatas 2025. aasta alguses, et USA merevägi testis eelmisel aastal Heliost. Testi käigus proovisid ameeriklased USS Preble pardalt tabada tiibraketi imiteerivat sihtmärki. Me ei tea sellest rohkem, sest 2024. aasta operatiivtestide ja hindamise direktori aruanne kinnitas küll laserirelva testimist, kuid ei avaldanud lisateavet. Ameeriklased kogusid andmeid, kuidas Helios suudab toime tulla raketiohuga, mida saaks kasutada süsteemi arendamisel. Lockheed Martin on öelnud, et süsteem läheb ajaga paremaks. Navy Times andis 2024. aasta aruandele teistsuguse vaate. See väidab, et USA mereväe katse õnnestus, kuigi see tehti drooni, mitte tiibraketi vastu. New York Posti andmetel teatas USA merevägi veebruari alguses, et Helios laseriga hävitati edukalt 4 drooni. Naastes Navy Timesi juurde avaldas see väidetavalt otse raportist võetud foto, mis näitab tohutut valge valguse joont väljumas USS Preble pardalt, andes meile aimu, kui võimas see laser on. See pole nagu laserpommide õhuke valguskiir. See on pidev valge kuum raev, mis purskub Iraani šahiidi droonide sihtmärgiks olevatelt laevadelt.
Tundub selge, et Helios töötab ning New York Posti andmetel on seda kasutatud Iraani Shahidi parvede vastu, kuid sellel lool on 2 olulist täpsustust. Esimene on see, et USA pole ametlikult kinnitanud, et Helios on tõepoolest Iraanis kasutusel. Seni on meil fotod näilisest Heliose süsteemist USA mereväe hävitajal ja üksikud teated kasutatud laserrelvade kohta. Teise märkuse osas võib Helios olla valesti tuvastatud või on lisandunud muu laserrelv, mis suurendab USA futuristlikku tulejõudu Iraanis. Mis relvaga on tegu? Selgitame kohe. Aga kui me juba sellest räägime, siis te vaatate saadet The Military Show. Kui selline analüüs ja kajastus on see, mida soovite rohkem näha, siis kindlasti tellige kanal. Me võtame selle nii pulkadest lahti igal nädalal. Mis puudutab teist relva, siis see on Odin. 13. märtsil teatas New York Times, et info Heliose asukohast Iraani lähedal sõjalaeval võib olla vale. Väljaanne tsiteerib Jared Kellerit, Laser Warsi uudiskirja autorit, kes väidab, et New York Posti fotol on kujutatud Odin, mitte Helios. Kui see nii on, peame USA laevade tulele teisiti vaatama. Sõnamäng oli vaid veidi tahtlik. Odin pole otsene droonitapja nagu Helios, kuigi on samuti laserrelv. Odin eristub sellega, et tema kiir desorienteerib lähenevaid droone, mitte ei hävita neid kohe. Droonid juhitakse kursilt kõrvale, et need kukuksid sihtmärkidest eemale. Desorienteeritud droon peab aeglustama, muutudes lihtsaks sihtmärgiks relvadele nagu kahurid ja raketid. Army Recognition teatas 2. märtsil, et Operation Epic Fury esimesel päeval tehtud piltidelt võib järeldada, et Odin on kasutusel. USA keskväe juhatuse 28. veebruaril avaldatud kaadrid näitavad, kuidas Arleigh Burke'i klassi hävitaja tulistab Tomahawk rakette sihtmärgi pihta. Kuid sama kaadri puhul võib kergesti märkamata jääda, et selle rünnaku ajal oli kasutusel Odini laserisüsteem, mis näis toetavat Tomahawki rakette. Väljaande sõnul on Odini süsteem kaadrite hoolikal uurimisel näha ja nende fotod kattuvad New York Posti omadega, kes väitis, et Helios asub USA sõjalaeval. See muudab kõike seoses sellega, kuidas USA kasutab lasereid Iraani droonide otseseks hävitamiseks. See ei mõjuta oluliselt laseri kasutamist Shahidi parvede vastu. Mainisime varem, et Odin ei ole hävituslaser, vaid laseb välja laseri, mis segab droonide süsteeme, sensoreid ja kaameraid. Sellel on ka võime takistada mehitatud õhusüsteeme, kuna laser võib tekitada piloodi nägemisse pimestuse, mis pikaajalisel või korduva mõjul võib takistada piloodil rünnakute sooritamist või õhumanöövrite tegemist. Odin jõudis kontseptsioonist reaalsuseni kiiresti. Algse idee muutmine paigaldatavaks võttis 2,5 aastat ning me teame kindlalt, et see on paigaldatud USS Dewey'le portaali Naval Technology andmetel. Seega on USA mereväel siin süsteem, mis võib sundida Iraani Shahidid kasutult Pärsia lahte kukkuma. Samuti toetav laser, mis aitab teistel operaatoritel, näiteks USA õhujõudude pilootidel, hävitada Shahideid, mis suudavad õhku jääda. Me võiksime öelda, et Odin on kasulik ka Iraani hävitajapilootide vastu. USA ja Iisrael on Iraani vananevaid õhujõude nii nõrgestanud, et nende hävituslennukid ei osale operatsioonis Eepiline raev praktiliselt üldse. Selles loos võib olla veel üks pööre. Väidetavalt on ka Iisrael laseri mängus. New York Posti teatel on videodes Iisraeli ja Liibanoni piiril näha rakettide tulistamist, kuid need hävitatakse mõne sekundi jooksul. See on liiga kiire, et õhutõrjesüsteemide poolt välja lastud raketid jõuaksid sihtmärkideni ja tabaksid neid. Need vastulöögid on laialdaselt omistatud Iisraelile ja selle raudkiire relvale, mis on loodud rakettide kahjutuks tegemiseks Iisraeli mitmekihilise õhutõrjestrateegia osana. Raudkiir on isegi võimsam kui Helios, kuna sellel on 100 kilovattine laser. Raudkiirel on 2 võimsat lasersüsteemi, mis töötavad koos õhutõrjeradari ja juhtimissüsteemiga. Topeltlaasersüsteem on eriti muljetavaldav. See on tehtud nii, et raudkiire laser oleks piisavalt võimas töötama ka vihma ja pilvede korral, mis võivad laserkiirt hajutada või kõrvale juhtida. Kui süsteem töötab õigesti, saadab see umbes mindi läbimõõduga võimsa kiire otse sihtmärgi südamesse. Kui raudkiir osaleb Iraani sõjas, peab režiim muretsema kuni 3 laserrelva pärast. Iisrael väidab, et raudkiir pole veel oluline. Jeruusalemm Posti andmetel ütleb Iisraeli kaitsevägi, et raudkiirt pole Iraani sõjas kasutatud ja see pole üldse veel regulaarseks kasutamiseks valmis. Siiski võib selles väites kahelda, kuna 2024. aasta sügisel kasutati raudkiirt 40 Hezbollah drooni allatulistamiseks, mis näitab, et Iisraeli tehnoloogia töötab. Võib-olla oli käimas uuendus, mis on viinud raudkiire viimase versiooni ajutiselt kasutusest välja.
Võib-olla varjab Iisrael uue laserrelva kasutust, et rünnata ootamatult Iraani rakette ja droone, ilma et Iraan teaks selle lahingu kasutusest. Me lihtsalt ei tea, kuid spekulatsioonid levivad kiiresti. Iraani olukord halveneb veelgi, sest USA kasutab lisaks droonide vastu mõeldud laseritele ka muud futuristlikku tehnoloogiat. Kosmosesõda on alanud koos lasersõjaga ja see on järjekordne võitlus, millega Iraan ei suuda konkureerida. Sõjapidamise tulevik on käes. Põhjuseid selgitame video lõpus. USA president Donald Trump esitas paar päeva pärast operatsiooni Eepiline raev huvitava väite. Ta väitis, et USA ja Iisraeli väed suudavad rünnata Iraani rakettistardi paika 4 minuti jooksul pärast raketi väljalaskmist. Kuidas see üldse võimalik on? Liitlasväed on purustanud Iraani raketivõimekuse nii põhjalikult, et raketistardid muutuvad järjest harvemaks ning neid tehakse liikuvate stardiseadmetega, mis tuuakse välja, kasutatakse ära ja peidetakse uuesti nii kiiresti, kui Iraan suudab. Selleks, et neid stardiseadmeid rünnataks vaid 4 minutit pärast nende kasutamist, peaks USA-l olema võimalus koheselt tuvastada, kus need stardiseadmed asuvad. ARC. Neil on see olemas ja seda kasutab USA kosmosevägi. New York Post kinnitab seda pärast vestlust John Hopkinsi ülikooli kosmoseväeprogrammi endise professori Brent David Zianikuga. USA leiab satelliitide, infrapunatundlike sensoritega raketiheitjate asukohad ja rakettide stardipaigad. Ta lisab, et see võimekus on kaitses kasulik. Suudetakse avastada raketid, määrata lennutite asukoht ning raketid saab sageli Patriot-tüüpi rakettidega hävitada. Väliväed saavad hoiatuse rünnaku kohta ja saavad varjuda varjenditesse või punkritesse. Selle tehnoloogiaga on juba sadu Iraani rakette hävitatud, kuna nende soojust jälgitakse ja saadetakse koheselt õhutõrjeraketid, kirjutab Post. USA võib seda tehnoloogiat kasutada Iraanis infrapunaenergia puhangute tuvastamiseks, mis viitavad raketi väljalaskmisele ja võimaldavad kiiresti reageerida lennukite või kaugrelvadega peaaegu kohe pärast Iraani raketi starti. Zionik ei ütle, mis kosmosesüsteemi USA kasutab, kuid Sky Defender võib olla oletatav. See tehnoloogia kasutab maapealset radarit, mis toetab kosmosevaldkonna teadlikkust ja töötab koos Talisalania Space'iga raketiohtude tuvastamisel. Satelliitidel maa ümber on infrapunaandurid raketistartide tuvastamiseks. TV-raketi stardipaiga kohta võib jõuda enne, kui rakett ilmub teistele maapealsetele radaritele. Paistab, et tehisintellekti kasutatakse süsteemi parandamiseks. USA operaatorid saavad infrapunaanduritega satelliitidelt infot, mida nad kasutavad tehisintellekti abil Iraani raketistardi positsioonide leidmiseks. Kui asukoht leitakse, ründavad ameeriklased ja järjekordne stardipaik hävitatakse minutitega. Kõik see tähendab Iraani jaoks väga lihtsat fakti. Laserisõjad on alanud, kosmosesõjad lisanduvad ning ükski Iraani relv ei suuda konkureerida sellega, mida ameeriklased toovad operatsioonile Eepiline raev. Odini ja Heliose laserid võivad olla avanud meile tuleviku droonivastase võitluse võimalusi. Kunagine relvatootjate unistus on muutumas tehnoloogiaks, mis tõestab end edukalt ja takistab Iraani Shahidi droonidel tabamast piisavalt USA sihtmärke, et veenda Trumpi administratsiooni operatsiooni Eepiline raev jätkamise mõttetuses. Laserid suudavad tulistada palju kiiremini kui isegi kõige kiiremad raketid ning kulude poolest on need palju tõhusamad kui kallid raketid, mida USA on varem kasutanud Iraani droonidega tegelemiseks. Need raketid on endiselt kasutusel, kuid USA lasertehnoloogia arengu tõttu asendatakse need tõenäoliselt droonitõrjerelvana. Kuidas see saakski teisiti olla? New York Timesi andmetel maksab laserilask vaid $3,5, samas kui üks Patrioti rakett maksab USA-le üle $3 miljonit. Laserelvad nagu Helios suudavad hävitada üle 850 000 Shahidi drooni, enne kui USA kulutab sama palju kui ühe Patrioti raketi peale. Matemaatika räägib enda eest. Me näeme droonivastase sõjapidamise tulevikku ja USA on praegu Iraanis selle pioneer. Kui rohkem Heliose ja Odini süsteeme kasutusele võetakse ning Iisrael saab oma Iron Beami taas töökorda, kaob Iraani kogu droonipõhine strateegia, vähemalt USA laevade ja Iisraeli enda ründamisel. Iraan sõltub oma Shahididest. RBC Ukraina andmetel olid operatsiooni Eepiline raev algusest kuni 11 märtsini neid välja lasknud 2100 tükki. Kui Iraani odavad droonid hävitatakse odavate laserrelvadega, muutub drooniparvede strateegia mitme $1 miljoni väärtuses USA tulejõu raiskamiseks mõttetuks.
täpselt nagu šahiidid, kui Helios neid tabab. USA on 2 nädalaga õhuvõitlust jäädavalt muutnud. Laserid, parapunatuvastusega satelliidid tagavad USA-le õhuülekaalu ja pakuvad vajalikke kaitsemeetmeid, et minimeerida Iraani üha piiratumaid õhurünnakuid. Kuid see pole sugugi esimene kord, kui USA on õhuvõitlust igaveseks muutnud. Juba 1950-ndatel lasi USA käiku relva, mis pööras õhuvõitluse pea peale. Uuri, mis relv see oli ja miks see on praegu sama oluline kui kunagi varem meie videost? Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show, et saada rohkem infot hullumeelsetest relvadest, mida USA Iraanis kasutab. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!